Olen tulnud Saksamaale ja varsti lähen Belgiasse. Autost ma ei tohi osta. Ja siis ma ostsin sellise iluduse. Müüme selle Berliinis maha. Ei ole võimalik autot leida, millega Eesti minna ja mis vähegi nagu kasumlik võiks olla. Nii et me läheme tagasi Belgiasse. Mul on jälle väike vann välja vaadatud. Tundub suht tandiil juba. Siis nagu ei pea ilmselt midagi väga tšiki-prikitama seal. Aga mina mõtlesin, et ma pean lõpuks esimest korda lennukiga minema tagasi Saksast Belgiast. Aga ei anna alla. Lähme uuesti Belgiasse. Lähme uuesti kodust 2500 kildi kaugusele. Aga seekord me saame sinna 1,5 tunniga, nii et jah, tegelikult meil on lennukirja. See on kõige kitsamad istmed. Kui istaks kuskil Oslo korvis. Hea vaade on, käi? Auto leidsid vahepeal. Plussid, miinused. Ma leidsin midagi, aga ma ei ole nüüd tea, kas ma tahan või ei taha. Ma tegin igast sellele autole arve ära, nii et this is sold. No kõva. Auto on businessman. Ma ikka seda autoäri ei oska, ma pean oma IT-äri juurde. We are back in Belgium. Millal ma koju saan? Ma ikka millal ma koju saan? Auto leiad endale. Ei leia. Äkki ta leian sihukese, mida saab Berliinis maha müüa. See oleks hea plaan. Hea luuk on. Kas ma jäängi luukama siin? Jõudsime lõpuks kohale. Tulime siis lennuki, rongi ja Uberiga sellisesse kohta. Maikel läks paberid vormistama ja ma siin chillin. Väljas on 20 kraadi sooja. Päris munna on. Nüüd me saame selle Maikeli pilli ilmselt kätte siis ja kas mulle ka leiab midagi ja ma ei viitsi üle mõelda, kui ei leia, siis ma lähen lihtsalt viin selle Maikeli auto Eestisse ja mul on ju Berliingo diil tehtud. No meie saaga läheb järjest ägedamaks. Meile öeldi, et sularaha ei taheta, arvet ei saa kohe teha, esmaspäeval tuleb raamatupida ja me istume siin kuradi Antwerpenis. Ma ei tea, mis saab põhimõtteliselt, kell on 4 peaaegu juba siin kohalik aeg, tunni pärast paneks kõik kinni ja siis on läbi. Siis me ei tea, mis me teeme. Üliäge on autosid osta siit madalmaadest ja Saksamaalt. No, Holland on normaalne näinud, aga no Hollandis on meil siit mingi 60 kilti, nii et aga meil ei ole millegi sinna minna. Jube! Kuidas läks autost? Pole veel täiesti ostetud isegi. Siuke veel, saad aru, võt Belgiast niisamad ostma tulnud. Ei ole ma veel niimoodi. Noh, nagu oksjonitelt oled ostnud vaata ja värki. Siin on veel uimasem kui Saksamaal. See on täiesti tuksis. No. Kõik on siesta, fiesta, magavad. Raamatupidajad ei ole. Seal on mingid sisepinged ettevõttes. Seal on mingi peabossi tütar versus siis müüginaine, kes viimased 2 nädalat veel siin töötab. Need on tülis ja siis keegi ei tahtnud arvet. 2 hours later või mingi terve päev later. Aga lõpuks me saime selle pilli kätte. Meil oli sularaha kaasas, et tulla seda bussi ostma, aga saime siis teada, et Belgias on seadus, et üle 3000 euri sularaha ja nad ei või vastu võtta. Ja kõik need asjad tuleb teha maksetega. Oleks me saanud kohe need arved asjad jonksu, oleks kella 2 saanud kiirmaksed ja oleks see kohal olnud. Aga see venis natuke hiljemaks, siis Maikel tegi makse ära, see neile kohale ei jõudnud, meid ära ei lastud. Ja lõpuks tuli, kuidas me selle asja lahendasime, siis on niimoodi, et üks tuttav belglane tegi oma eraisiku konto pealt sama summa uuesti neile. Ja esmaspäeval, kui Maikeli makse laekub, siis tehakse see tagasi. Täitsa hull. Ja viimasel sekundil kõik uksed pandi juba kinni ära selle ja võt, ühesõnaga, nüüd me läheme Belgiase juurde ja ütleme talle suured aitäh ja viime tal mingeid asju Eestisse. Ja siis mõtleme, mis meist saab. Me pole päevatsust söönud ja me peaks Hollandis olema juba sinu autot vaatama, mida sul ei ole. Mul ei ole autot ja ma ei tea, kas ma isegi tahan seda autot pärast seda jama. Tahad küll. Nüüd on läbi raskuste tähtede pool või läbi tähtede raskuste pool. See tundub olema raskem pool. Siis lähme, võtame Belgiase asjad peale ja siis lähme sööme midagi lõpuks ja siis vaatame, kuhu me ennast õhtuks ära pakime. Ja äkki siis tõesti homme vaatame Hollandist autosid ja lähme ikkagi koos Eesti. Muidu oli variant, et Maikel läheb Berliini tagasi ja mina sõidan siis selle bussiga Eesti ära.
sest ma pean Espel kindlasti Eestis olema, täna on reede õhtu juba ja see reis on veits pikaks veninud mul. Nalja on saanud ja ma olen saanud ennast haigeks jääda, ravida, 2 korda lennukiga lennata, autoga 1000 kilomeetrit maha sõita ja veel 1000 on ees. Hakkagi kõik autoärikateks, vaadake kui äge erinevad. Ei, ülilihtne, tule kuskile, ma leidsin mingi pilli, lendan lennukiga Brüsselisse ja lähen ostan selle lihtsalt ära. Sa ei osta mitte midagi siin. Sa lähed sinna, sul on müüginaine ja raamatupidaja on tülis, nad ei tee üksteisele arveid. Siis müüginaine peab ise arve tegema. Siis ei saa raha kätte. Räägin ja siis vennad virisevad. Kuule, võitsid mingi 5 sotti, viitsid alla teha selle auto pealt või? Ei viitsi. Ei viitsi. Sest ma ei viitsi olla siin ja teha neid asju. Vot ja see on ka see, milleks teil on mõistlik tellida endale teenus, et keegi läheks, vaataks selle auto üle, teeks asjad diilid ära, sest kui te tulete siia reede õhtul või neljapäeva õhtul, siis on kindel, et teete nädalavahetuseks siia ja kulutate sitaks raha, et kogu see asi saada jonksu ja siis te olete närvis ja kõik on halb. Ja kui te mõtlete, miks me seda teeme, on see sellepärast, et me tahame koguda neid kogemusi ja nende kogemuste pealt me üritame neid asju nagu vältida, sest et praegu selles suhtes, et Saksamaa on juba suht siuke, mul on suht soe juba. Aga Belgia kogemused uued head kogemused. See läks nii külmaksi kogemus just. Et siin peab ikkagi, esimesed rukkimistegid on tehtud. Loodame, et leiame sulle auto ikka. No ma loodan. Kas tegelikult mul on jama see, et mul on Stockholmi kandis üks Tesla Model Y, mis oleks ASAP vaja Eestisse saada. Aga see ilmselt tuleb esmaspäeval kätte alles. Kõige keerulisem variant on see, et ma viin su Rootsi ja siis see, et sinna eks peaks tulnud järgi. Ei, kõige lahedam variant oleks see, et me leiame sulle homme Hollandist auto. Siis me oleme pühapäeval, paneme 2 autot laeva. Sina lähed sinna, siis laed need maha ükshaaval. Et sa jääd maha või? Ma jääb maha ja siis ma tulen Y-kuga veel järgi, siis on nagu 3 autot. 2 ühes. mehega 3 autot toodud. Või siis paneme need sinna sadamasse pikutama ja ma viin ise need. Aga ostame mingisuguse Buksiiri ja Haagise ka veel. Siis on nagu mingi 5 autot toodud. Vasti teeme ära. Trikid, kaameramaster trikid. Eile siis saime selle bussi kätte ja me olime nii läbi omadega, et tegime ühe suure kebabi ja sõitsime otse kuhugi Hollandi hotelli. Seal mängisime ühe pillardi, tegime ühe õlle ja kustusime ära põhimõtteliselt. Tegelikult Michael isegi suutis veel autokuulutusi scrollida. Mina olin ikka täitsa läbi. Ma ei voodist niimoodi, et scrollid, sealt kohast, et oi, ma magan. Näpp on mingi kuradi hoidnud kuulutust all ja saadab mingi sõpradele seda juba. Jumala läbi. Aga siis ma ärkasin korraks öösel üles mingi 5-6 ajal, siis ma natuke scrollisin nii kaua, kui uuesti jäin magama. Ja siis ma ärkasin üles selle peale, et Michael jälle scrollis ja kuulutasin, et pöidlad on valusad reaalselt, nagu iPhone'ile mingit sükest head, seda katte, seda oleks vaja, ekraani kaitset. Pehmed kattekilad. Ja, et reaalselt ka nagu näpujälg hakkab maha kuluma. Ja iPhone'i akud on ka nii peeneks kogu aeg tõmmatud juba, et mul on uut telefoni vaja juba varsti. Et aku mahutavus ütleb sellise jama peale, et ei, puuriga õrpakt. See läheb drifti päevale raudselt kuhugi. Siin on jube palju on driftiautosid, nagu tee peal ma olen märganud ka. Hollandlased on ka äkki driftirahvas, ei tea, kas mingid driftiüritused on siin kunagi, pole kordagi käinud. Näiteks belglased, hollandlased on hull motocrossi rahvas, no miks nad siis driftirahvas ei peaks olema. Kunagi peaks uurima, leidma driftiürituse siin ja tulema vaatama, mis siin toimub. Aga hommikul Michael scrollis ikkagi välja ühe auto, mis alguses mulle esimese pildi järgi, mul oli endale omast arvast parem variant. Aga kui ma nii kui pildilt edasi läksin, siis hakkas meeldima rohkem. Nii et Michaeli auto ärika vaist ikkagi on päris hea. Sest mul oli eile juba täiesti segadus, ma enam ei teadnud, mida ma tahan osta, kust ma tahan osta, mis hinna eest ma tahan osta. Kõik tundus juba halb, ma ei taha midagi, andke mulle kõik 2 tonni alla igalt poolt ja ikka ei taha. Täna värske peaga tundusid asjad juba palju loogilisemad jälle. Me sõidame nüüd Hollandis Almelosse, mis on juba täitsa üleval. Kui me selle auto ära ostame, saame kohe Saksa tõmmata ja siis Saksast hakkame sõitma Rootsi poole või? Lähme läbi Rootsi siis või? Läbi Taani. No läbi Taani saame minna läbi Rootsi. Aga kui me lähme täna nii vara, siis me saame Kopenhaagenis teha peatuse. Sest kui me kohe selle auto ära võtame ja hakkame vaikselt liigutama, siis on Copenhagen, nagu nad koha peal.
Kopenhagen, ütlevad nemad ise seal koha peal. Kunagi töötasin Taani pangas ja ma olen Kopenhagenis ikkagi väga palju käinud. Aga meil on sõita siis 96 kilomeetrit. Ja müüja teab, et me tuleme. Ja müüja saab teha õiged numbrid, kinnustuse kõigega. Belgias on väga raske autot eksportida. Belgias sa pead reaalselt minema Brüsselisse. Üks õhtu viid paberid sisse, teine päev saad need numbrid, eksportnumbrid kätte ja kinnustuse. Hollandis on niimoodi, et pooled müüjad saavad ise printerist numbrid välja lasta kiirelt ja kinnustused kõik asjad teha. Ehk siis me lähemegi selle variandi peale. Hollandis muidu eraisikult on ka suht lihtne osta, lähed sinna transpordi, mis iganes, RDV esindusse ja saad seal kiirelt ära teha, aga kuna laupäev on, siis pigem panustame selle peale, et mingi dealer viskab meile numbrid välja ja saame kiirelt tõmmata minekut. Ei, ma arvan, et see maasikas. Mu sisetunne ütleb, et see maasikas. Ja siis me oleme mõlemad rahul, sest mul ei olnud ka seda tunnet üldse ühega autoga peal, et nagu, et see võiks õige asi olla, mida viia, aga sellega täitsa tekkis. Sul peab olema see tunne, kui sa oled autoärikas. Sa tead, et see on nagu... Ehk siis ma olen ostnud autosid, millega ei ole seda tunnet ja see on Eestis kohe pekki läinud ka. Näiteks üks meie Saksa reis, kus ma ostsin selle R-klassi Mersu. See oli lihtsalt sellepärast, et väga vaja oli midagi osta ja sellega lihtsalt nõstsime selle tüssid Saksa mingisuguse venna käest kuskil. Me käisime kuskil, see oli kirjas, et Berliin, aga tegelikult oli 160 kiltsa Berliinist oli. Ja no meil lihtsalt ei saanud enam, meil rendikate eest olime nii palju tasunud juba ja ma ei mäleta, sellest on ju Kareli video ka. Ehk siis ma tõin selle R-klassi ja siis Karel tõi selle S6 ja siis me käisime ju Poola Driftmaster seal. Aga no selle autoga ei olnud seda tunnet. Täna mul on see tunne. Ja nüüd ma tõmban piilukaamerat. Siis kui me seda Berlinksi müüsime, siis te juba nägite seda osa siin videos, aga siis ma üritasin filmida niimoodi, et mul oli see telefoniga nagu räägiks ja siis peaga keerasin ja tegin asju. Ma räägin, peame ära ostma need Amazoni piiluprillid. Õiged spy-klassid või mingid asjad tuleb osta. Või mingi triiksärgi sisse see pastakas, millele kaamera küljes. Siis läks jumala naljakaid klippe, nagu kuidas need poolakad tulevad ja tingivad ja teevad. See oli nii äge tegelikult. Järgmine kord teeme ära. Aga mingid üksikud klipid seal olid sellest, kuidas tegelikult see vend oli ikka nagu süke kuradi vingerbussi vend. Oi, ma tulen kohale ja siis hakkab see tingimine pihta. Kollega, kuradi 3000. Ei, 2000. Ja siis mingi, ja siis me juba pani uksed lukku, hakkasime ära kõndima ja siis 50 euri peale veel läks lõpus. Nii et väga naljakas. I met you in the summer. No ülikõva. Ainuke asi on... tööd küll. Piduri vaakuvõimendi vist lekib natuke või mingi siuke asi on. Aga muidu on täitsa vinkser-vankser ju. Okei, nüüd pole pidurit jälle. Nagu üldse pole? Ei, no võim ka pärast. Okei, lihtsalt läheb raskeks. Raskeks läheb, jah. No pidurid ise on olemas. Okei, kui sa ikkagi jõuga surud seda pedaali, siis nagu driftika pidur. Saadki harjutada. Katust tõstas ilusti. Katust tõstas väga hästi. Käim oleks ilusti. Rihm on vahetatud. Pardad tšokk on ostuarveid täis. Nii et when I met you in summer. No, kurat, lõpuks see trip hakkab looma või? Yes.
6 tonni võite juba ära osta. Ilmselt see on müüdud selleks ajaks, kus video väljas on. Suvi tuleb peale ja... Praegu, kui siuke ilm Eestis oleks, oleks ise kabrit ostma. Muidugi. Ei no alati on ju, mäletad, mina olen küll niimoodi iga aasta. Suvi tuleb, hakkab see mingi... Mul vist oleks vaja korra. Tegelikult see diisel selles mõttes on jumala mugav. Ei no see kõige kõvam argument selle asja juures on, et tal on hard top. Hard top, diisel, automaat. Jah, ta ei ole manuaaleks, ta on automaat, nii et sa võid seda põhimõtteliselt igapäevaselt kasutada, võid seda oma naisele anda. Ja see on nagu kupee auto tavaliselt. Ja siis, kui tuleb tuju, tuleb ilm, Eestis vaata on heitlik ilm ja sul ongi see hard top on kuld, sest muidu kui sa selle kõrdi klobiseva selle katusega sõidad, siis sa mingi ootad, et raks maha võtta, et äkki on hea ilm. Sellega on nagu, sa ei saa arugi. Pluss, mul oleks meelest ära, mis pluss mul oli juba. Mingi pluss oli. Jumala hea pluss oli. Riidest kabrad on rõvedad. Seda ma tahtsin öelda. Ma pean näeb plaaken. Okei. Paberil päriselt numbrid on päris ägedad. Sõitsime siis esimesed 50 kilti maha. Sõidab kõlbill juba hästi. Tahaks praegu katust maha võtta ja vaikselt timmida, aga me peame kiirteevad pidi sõitma. Me nüüd otsustame, kuidas me Eestisse läheme. Meil on jälle mingi liiga palju variante. Meil on variant siis minna siit Travemündesse, sealt laevaga, nii nagu me eelmine trip läksime. See on kõige kiirem tänase päeva lahendus, et meil on 400 kilt sõita ja passime pool päeva kuskil ja siis lähme laeva ja siis passime seal ühe terve päeva ja 2 ööd. Ja siis meil on variant, et sõidame Rootsi, ikkagi lähme Rootsi laevaga, seda pole ammu teinud. Selle variandi me canceldasime kohe ära, et me lähme otse läbi Poola autodega. Ei viitsi rekajuhti panna. Ja me vaidleme, Michael tahaks minna kohe siit Travemündest laeva, mina tahaks Rootsi kaudu minna ja me ei ole kokkuleppele saanud. Ja me ei viitsi sõita, mitu 1000 kilomeetrit? 1300. Sest et sõidu ajal sa ei saa midagi teha, aga seal siis nagu laevas mis arvutis asju teha. Ma olen see aasta paar kilomeetrit sõitnud autod. Ma ei viitsi sõita täna mingi 600 kilomeetrit ja homme ka veel mingi 600 kilomeetrit ja siis ma sõidan 2 päeva järjest lihtsalt. Aga ma ütlen, Rootsi laevas on hea saun, bassein, jutud, värgid, särgid, head toidud. Lähme... Teeme asja huvitavaks. Viskame kulli ja kirja ja seda teed pidi lähme. Ja nii ongi. Ja video salvestab selle. Oota, ma ostsin isale ägeda mündi Brüsselist. No. Ja sellega viskamegi. Ei ole äkki rahul selle tulemusega. Mina viskan siis. Mina ise viskan. Pissiva poisi münt. Pissiva poiss üleval pool on Rootsi. Ja teisel pool on Bitcoin, et siis... Tavai, hoia kamerat. Viskan õhku, püüan kinni ja panen käe peale. Ei, või lased maha kukkuda. Ma tahad. Vahet ei ole. Oota, pissiv poiss on Rootsi. Rootsi tees. Tavai! Tegelikult ma isegi ei tea, kas ma võtsin juba sõita. I have lucky hand. Homme läheb Rootsi laeval kasiinni või? Tavai, kui mida varem me liigume, seda rohkem. Hakkame minema. Make it timeless. Never let it fade. Make it timeless. Never let it fade. No nii, meil on siis sõidetud juba 300 kilti. 206 kilti on veel Saksa lõpuni sadamasse. Ja täpselt veis näitab 17.57 ja 18.00 läheb praam välja. Nii et me peame näpistama mõned minutid tagasi kuskilt. Aga autoga on üli mõnus sõita. Pole üldse paha. Automaatkast töötab hästi. Maanteel on stabiilne. Mingi räige tuul on praegu ja Michaeli buss on küll siuke õtsub ringi. Ja ta ütles, et üle 140 väga ei saa sõita, et siis on juba jube. Aga mul pole midagi halba. Kopenhagen. Sõitsime 7 sõtti maha nagu nipsti või?
kuhu see pissiv belglane meid toonud on? Homme ka veel sõiti ja laeva ja sauna. Aga ütleme nii, et joppas vist, et me tulime mööda maad, sest et siin on mingi tuul tõusnud terves selles kandis Euroopas nagu. Räige tuul on igal pool. Meil oleks ketipidu olnud selle ajas. Ma oleks nurga tagant välja sõitnud, või tähendab, ma sõitsin iga metsa tagant sõitsin välja, siis vaatad lihtsalt kiirusbussil kukub 10 kilti tunnis. Tere hommikust! Me just oleme lahkumas Taanist ja sõidame tunnelisse, sõidame selle üle silla. Täna ärkasime siis mingi 7 ajal, siis nii vara pole seal reisi ajal ärkanudki. Eile sai Kopenhaagi peal natuke ringi käidud, mõned head toidud, mõned õlled ja päris mõnus oli. Aga hommikune ärkamine oli raske. Aga kuna meil on 6 tundi sõita, siis lihtsalt pidime nii vara ärkama, sest hiljemalt kell 4, hiljemalt kell 5 peab olema juba laevas. No nii, olemegi külmasest Eestis tagasi jälle. Trip läks edukalt kõik. Kui me seda laeva nägime juba, siis oli siuke puhkushetk, et kõik filmimine ununes, nii et saunad tegime ära, sõime kõhu täis, vaatasime meelelahutuspaketti ja põhimõtteliselt läksin magama. Üli hea auto. Vaatasin just, et 275 peal on hammasrihm vahetatud. Praegu on 286 ees. Katus käib ilusti maha peale. Tegin just pilte, et panna autodiilerisse kuulutus ülesse. Võtaks veel kokku siis need auto toomise kulud Hollandist. Selle reisi sõidupikkus oli minul täpselt 1300 kilti. Siia M2Shopi ette jõudes 1300,2 äkki. Registreerimine Hollandis koos kindlustusega, mis on 6 aega, oli 175 €. Tegelikult saab odavamalt ka, aga see oli nädalavahetusel ja see oli mingi vahendaja oli vahel veel. Kütus kokku läks 80 liitrit, 128 €. Malmo sild 61,67. Scandlinesi praam 101 €. Tallinki laev 150 €. Tallinki söök 40 € ja Taani hotell 75 €. Nii et panen kokku panen see summa, mis see kõik kokku läks. Ja vaatasin ka regamismaksu ära. Regamismaks on 411 € ja selle ma panen juba müügihinda sisse. Ma näitasin ta tegelikult ette juba Transpordiametis ja kohe saaks põhimõtteliselt numbrid külge. Hollandi need numbrid on juba nii ära kulunud. Aga nüüd on kindlustus läbi ka, nii et ma siin päris liikluses enam sõita ei saa. Selline see reisisajaga siis seekord oli. Teie minge pange nüüd kohe kähku sinna subscribe ja like ja kõik jutud. Siis teeme veel selliseid reisisutsakaid siin. See võib-olla prooviks mõnda uut riiki, kus pole veel käinud. Vaatame, mis jamad meil siis seal on. Belgia nagu omast arust oli selline koht, kus nagu juba tead asju, aga seekord läks ikka väga keerukalt see. Olge kõik tublid, näeme järgmine kord. Tšau!